tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin sauade 10-ga. No sauade 10 on raske koormakaart. See on nii raske koorem, te tunnete, kas teile on see pandud, see raske koorem, on teil töökohustusi üle pea? Või olete te ise võtnud endale koorma, mis nüüd on teile koormavaks muutunud? Et selle raske koormaga on nii, et püüdke seda delegeerida, kui see õnnestub. Siis püüdke seda jagada, seda koormat. Edasi tuleb teil siin mõõkade baas. Mõõkade baas toob teile mingi uudise, aga sellesse uudisesse tuleks suhtuda uudis või pakkumine. Sellesse tuleks suhtuda ettevaatlikult, sest järgmine kaart on mõõkade 7. Mõõkade 7 on varaste kaart. Mõõkade 7 on kavala müügimehe kaart minu jaoks. Ta on pettuse kaart. Ta on tüssamise kaart. Kuidas ma seda siis ütlen? See on selline kaart, mis hoiatab selle eest, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Kõike, mida teile räägitakse, ei pruugi olla tõsi. Kõik, mis teile pakutakse, sellel võivad olla varjatud vead. Edasi on teil õigluse kaart. No tähendab, et te saate ikka ise ka aru sellest, et asi pole puhas, kui see pole puhas. Et ei õnnestu sellel mõõkade 7 teid nüüd nii naljalt ka petta. Isegi kui ta seda üritab. Et kaaluge ja vaadake siis hoolega, mida teile pakutakse sellel nädalal ja siin lähitulevikus. Et kuna see mõõkade 7 on selline kaval, siis ta võib teile pakkuda midagi head, aga millel pärast on varjatud vead. Ostate auto, saate natuke sõita, juba hakkab lagunema. Kuigi müügimees teile rääkis, et see on väga hea masin, vähe sõitnud, pole üldse olnudki, mingisugune vanaema käis temaga paar korda siin suve jooksul poes, talve pole näinud, roostet ei ole, kõik on super. Aga tegelikult ei ole see päris nii. Vaat sükesed väikesed nüansid on asjade juures. Kuna siin on õigluse kaart, vaat siis õiglus on teie poolel, mis iganes asjad teil ajada on. Ka selle kavala müügimehe võtate te vahele, see on kindel, et te ei lase ennast ära petta. Aga ikkagi peab olema valvas nende asjadega. Alumises reas on teil müntide kuninganna. Müntide kuninganna on rahaasjades väga osav naine, selles mõttes temal on eelarve paigas. Müntide kuninganna ei larista oma raha niisama. Tema ei lähe emotsiooni osta tegema. Tema vaatab kodus ringi. Sellepärast on minu soovitus ka teile, ärge sellel nädalal mingeid suuri väljaminekuid tehke, kui teil vähekenegi on võimalik. Vaadake kodus ringi, võib-olla te leiate sealt midagi, mille olete ära unustanud. Parandate vana või leiate midagi, et teil ei ole vaja seal neid asju ostma minna, kui teil on võimalik mitte osta. Edasi tuleb teil karikate 9. Karikate 9 on soovide täitumise kaart. Need soovid, mida te olete soovinud, hakkavad täide minema, ütleb mulle see kaart. Ja siis on veel tähekaart. Tähekaart räägib lootusest, räägib tervenemisest, andestamisest. Tähekaart tuleb meile meelde tuletama seda, et tuleks andestada neile, kes meie vastu on eksinud. Andeks anda ka siis, kui meilt andestust ei paluta. Kui me kellegi peale viha kanname, kellegi peale oleme solvunud, pahased, siis see tunne närib meid endid seespoolt. See inimene, kelle peale meie vihane oleme või pahane või solvunud, temal ei ole sellest sooja ega külma. Tema elab oma elu edasi. Tema elab rõõmsalt oma elu edasi ja teda see ei häiri üldse, et meie oleme tema peale tigedad. Aga see tunne, see tigedus või see solvumise tunne, see närib meid endad seespoolt ja kui me anname inimestele andeks, laseme lahti sellest, siis me ise tervenemine ja meie hing rõõmustab selle üle. Ma saan aru küll, et seda on väga raske teha,
kui ikka tõesti keegi on niimoodi eksinud ja no muidugi oleme me vihased ta peale, ega see ei ole niisama lihtne selline andestamine. No vähemalt on tähekaardi soovitus see, et andke andeks, kui vähegi saate, siis te tervendate iseennast ja teie hing rõõmustab selle üle. Vot selline lugemine tuli teile siis: raske koorem, petta saamise oht, aga samas olete te piisavalt tark, õiglus on teie poolel. Emotsiooni ostudest hoiduge sellel nädalal, kui vähegi võimalik. Ja karikate 9 räägib sellest, et soovid hakkavad täituma, mida te olete soovinud. Ja tähekaart räägib tervenemisest, lootusest ja helgest tulevikust. Olgu teil siis selline imeline nädal tulemas, armsad kaalud. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.